täiuslik pühapäev, kas pole? Aga mis siis, kui äkki enam ei ole? Elekter läinud. Aku on tühi. Mida nüüd teha? Stopp! Teeme selle uuesti. Aga seekord oleme valmis. Enamik vajalikust võib teil tegelikult juba kodus olemas olla, aga lähme vaatame koos üle, mida umbes nädala jagu ühe inimese kohta võiks siis tegelikult olemas olla. Ja kriisivaru ei ole lihtsalt mingisugune suvaline kast kuskil keldris. Ei, see on see sama kapp siin koos teie tavapärase toiduga. Kuivikud ja müslibatoonid, pähklivõi, purgisupp, kuivained, mingi väga veider konserv, okei. Super, kui see on päriselt ka see toit, mida sa niisama sööd. Tõenäoliselt pole just kõigil nii palju ruumi, et mahutada rohkem kui paar veekanistrit. Aga hea algus on juba see, kui te olete varustatud veega vähemalt 24 tunniks. Kõige olulisem on see, et teaksite, kus täiendada oma värske veevarusid. See pole pood. Pigem on see kõige lähemal asuva puhta veega allikas. Toidu ja veega on nüüd korras. Üks mure vähem, eks? Muidugi selline olukord ise võib juba oma jagu peavalu tekitada. Kõige rohkem peavalu tekitab see, kui see on otsas ja apteeki ka ei saa minna. Vaat seda peavalu ei ravi enam mitte miski. Näete, see ei ole eraldi kriisiks valmistumine. See on lihtsalt harjumus hoida oma kodus piisavalt tagavara. Ära sinagi oota lihtsalt nipsu. Tee oma kapp korda juba täna.